Käesolevas videos näitan ma, kuidas Google AppScriptis kokku panna koodi, mis suudab saata meile. Ja selleks on mul olemas siin üks tabel, mida ma olen kasutanud ka ühes varasemas videos. Kuid nüüd on eesmärk teistsugune. Nimelt me soovime saata meili või meile kõigile neile, kes on nüüd märkinud või kellele on märgitud siin viimases veerus jah, krediidilepingu veergu. Hetkel on seda siin siis MTÜ Muusik, aga näiteks muudame siin veel mõne jahiks. Kuidas seda siis teha? Selleks jällegi tuleb minna siis Google AppScripti keskkonda, mis on mul siin kõrvalaknas juba lahti. Ja tuleb hakata kokku panema koodi. Panin siit script, panen talle mingisuguse nime, send email näiteks. Liigutan ta üles poole ka. Ja hakkame siis kokku panema. Nii, funktsiooni nimi. Panen selle sama send email. Ja nagu ikka, kõigepealt on meil vaja siis kätte saada kõik need andmed, mis me siin arvutustabelis on. Ja aja kokkuhoidmise mõttes ma hetkel kopeerin selle koodi mul juba eelmisest näitest, mis siin ühes eelnevas videos on kokku pandud. Ja see osa siis võtab kasutusele kõik need andmed, mis meil arvutustabeli lehel kontaktid olemas on. Nüüd saab edasi minna ja ma mõtlen, et siinkohas oleks ka hea või huvitav näidata teile, kuidas kasutada siis või kuidas esile kutsuda Google AppScriptiga kasutajaliidest. Võib ka öelda hüpikakent. Ehk siis tekitame nüüd olukorra, kus seda skripti jooksutades küsitakse arvutustabeli keskkonnas üle, et olete ikka kindel, et soovite meile saata, et ei juhtuks meili saatmist kogemata. Nii, ja selleks me saame siis kasutada sellist klassi nagu spreadsheet app ja teen uue muutuja user interface ehk UI. See nimi võib olla ükskõik mis, nagu ikka muutujate puhul, ja kasutan siin sellist meetodit nagu getUI. See siis kutsubki esile või võtab kasutusele selle spreadsheeti arvutustabeli hüpikakna. Aga nüüd, mis me seal hüpikaknas tahame siis kuvada, selle defineerime järgmise muutujaga. Ehk siis UI alert. Alert on nüüd selline meetod, kuhu me saame sisse kirjutada neid asju, mis siis hüpikaken peaks meile kuvama. Siin esimesel kohal siis tulebki tekst, et näiteks kas soovid saata meile krediidilepingut küsivatele klientidele. Tuli natuke kohmakas lause, aga vahet ei ole. Põhiline on see, et siin koodist aru saaksite. Nii, ja parameetriks teisele kohale ma saan siis panna selle, et millist tüüpi hüpikaken see on. Ja ma tahan, et ta oleks siis valikuga, kus on meil siis kaks nuppu. Selleks ma kasutan button set võimalust ja sealt alt siis on yes või no. Ja. Nii, ja juba saaksime ka testida, et kas see nüüd kuvatakse siin arvutustabelis. Et kui ma siit panen run, siis on näha, et kood jääb midagi või õigemini süsteem jääb midagi mõtlema.
see tähendabki seda, et siis tuleb vaadata arvutustabelisse ja siin on see hüpikaken. Kas soovid saata meile krediidilepingut küsivatele klientidele? Panen näiteks jah, aga kuna meil siin midagi edasi defineeritud ei ole, siis ei juhtugi mitte midagi rohkemat. Aga siit on nüüd hea edasi minna. Ja nüüd defineerime siis olukorra, kus meil see vastus on jah, ehk siis inimene soovib saata meili või meile klientidele ja hakkabki tegevust pihta. Nüüd kui meile soovitakse saata, siis kutsume esile selle massiivi data ehk meie andmevälja, mis siin arvutustabelis on. Ja hakkame seda sisuliselt läbi kammima ja selle sama tsükliga for each, mis on siin arvutustabeli puhul väga tavaline tsükkel ja samas ka mugav. Nii, ja kirjutan siia sisse siis funktsiooni, millel on 2 parameetrit, on rida ja indeks. Nii, ja nüüd sisestan siia siis ka koodibloki. Ja koodiblokk peaks siis tegema meil mida? Et see for each hakkab siis seda andmevälja ridade kaupa võtma, läbi töötama ja kindlasti meil jällegi ei ole vaja seda esimest rida läbi töötada, sest see on pealkirjade rida. Seetõttu ma panen siia esimeseks tegevuseks tal tingimuslause if, et kui see indeks on 0, siis ära tee midagi, et tule tagasi. Ja siis ta tuleb tagasi siia algusesse ja nüüd on juba indeks 1. Ja siis saab juba konkreetselt midagi edasi teha. Nii, järgmine tingimuslause on meil siis see, et ta peaks nüüd jälgima meil veergu G, mis on siis siin alamassiivi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 element ja jälgima, et kas siin on kirjutatud selline string või sõna nagu jah. Seetõttu ma kirjutangi siia selle row, tema 6 element, kui see on võrdne meil selle stringiga jah, siis tee midagi ja tegevus peaks olema siis meili saatmine. Nii, ja nüüd meili saatmisega tuleb meil defineerida sisuliselt 3 või õigemini 2 tüüpi andmeid. Esiteks need, mida me siis sealt meie andmemassiivist kasutada soovime. Me soovime kasutada sealt näiteks seda firma nime. See on meil 01 ehk siis esimene element reas. Ja siis soovime kasutada ka meili aadressi, sest muidu me ei tea, kellele seda meili saata. See on meil siis alamassiivis 0, 1, 2, 3, 4, 5 element. Ehk siis nemad on ühte tüüpi muutujad. Ja siis meilide saatmiseks me peame ka defineerima sellise asja nagu HTML service klassi, mis sisuliselt võtab või siis ütleb süsteemile, et kasuta nüüd meili saatmiseks HTML võimekust. See on siis selline nii-öelda formaat, mida oskavad lugeda meili lehitsejad ja kaasa arvatud siis nende postkastid seal sees. Et siis niimoodi robustselt öeldes seda on vaja selleks, et
meie edastatav tekst või info oleks meili programmil, mis iganes te kasutate, Gmaili või mail.ee või mida iganes, et see oskaks siis sellest sisust aru saada. Nii, et kui see koht hetkel tundub natukene arusaamatu, siis lihtsalt jälgige ja hiljem siis saate testida, kuidas ta täpselt töötab. Nii, ja sellega me siis kasutasime klassi HTML service, sealt alt meetodit create template from file ehk me tahame siis oma meili põhjana kasutada mingit eelvalmistatud vormi. Selleks me teeme siia ka eraldi faili ja selle faili nime nüüd tahab see meetod siia sulude sisse saada ja paneme talle mingisuguse nime ka, näiteks email invitation, näiteks niimoodi. Ja nüüd me peame siis tegema selle eraldi faili ka. Teen add ja HTML nüüd sellel antud juhul. Email invitation. Nii, ja liigutan seda ka üles poole, et nad oleksid siis koos, oleks neid lihtsam niimoodi leida. Ja võt, nagu tähele panite, et süsteem automaatselt, kui ma selle plussi alt siin HTML tüüpi faili lõin, et süsteem automaatselt juba lõi siia ka mingisuguse sisu ja see on siis oma olemuselt see raamistik, HTML faili raamistik. Et siin see esimene HTML ütleb, et seda tüüpi fail on nüüd tulekul, siin pannakse ta kinni ehk ta lõppes ära ja siin on siis alasektsioonid on tal päis ja siin on siis see nii-öelda sisu ja siia me peaksimegi siis ja me kirjutame ka lõpuks mingisuguse teksti, mis siis saadetakse meilile. Aga enne sinna juurde minekut me peame ikkagi oma skripti või koodi edasi tegema. Ja meil on nüüd vaja teha selline asi, et me peame siia muutujasse HTML template saatma väärtused ja me tahame sinna saata firma nime ja me tahame sinna saata, mis me veel tahaksime saata sinna. No näiteks registrikood. Nii, paneme siis siia reg code ja nüüd me peaksime siis siia alguse poole ka tekitama ühe muutuja juurde nimega reg code, sest muidu meil hetkel ei ole midagi sinna edastada siia HTML template'i ja reg code on meil siis 0, 1, 2 teine element siin reas. Nii. Ja siis saame jällegi edasi minna. Järgmisena ma defineerin muutuja HTML for email näiteks sellise nimega ja seda muutujat on nüüd vaja selleks, et me saaksime kasutusele võtta meie loodud HTML faili, mis on siin email invitation. Nii ja get content. Et tegemist on väga sarnase tegevusega nagu siin koodi algosas, et me täpsustame andmepiirkonda
ja võtame selle kasutusele. Et kuna siin oli tegemist klassiga spreadsheet app, siis tema meetodid olid get data range ja get values. Aga kuna meil meili saatmisel on klassiks HTML service, siis me peame kasutama siin temale vastavaid meetodeid. On evaluate ja get content. Ja siis ongi aeg hakata meili saatma siin koodiga. Selleks kasutame klassi Gmail app, send email ja nüüd siin on nüüd näha selles näidises, et see klass Gmail app, tema meetod send email ootab siis sulgudesse parameetreid, kus esimesel kohal on aadress, kuhu me saadame meili, teisel kohal on pealkiri, meili pealkiri ja kolmandal kohal on siis see sisu, mida me tahame edastada. Ja nüüd meie meili aadress on muutuv, ehk ta on meil muutujana defineeritud. Seetõttu ma kirjutan siia email, seesama, mis siin on. Panen talle koma vahele. Paneme siia mingisuguse pealkirja, näiteks krediidileping. Ja jällegi koma vahele parameetrile ja nüüd paneme siia siis justkui sisuteksti. Aga sellega teeme väikese triki, sest et me tahaksime, et see sisu oleks sellisem dünaamilisem ja võib-olla kui keegi tahab nüüd edasi arendada siit antud koodist enda näiteks ettevõtte või mis iganes klientide jaoks sellist võimekamat postisaadetise või õigemini meili saatmise programmi, siis niimoodi oleks või on siit kohast lihtsam edasi minna. Ja seetõttu ma meili sisuks panen lihtsalt hetkel lause järgnev kiri sisaldab HTML-i ja lisan siia veel ühe parameetri, mis võimaldab meil siis sisuna HTML body, see võimaldab meil sisuna kasutada mingisugust template'i. Ja meie template oli siis see HTML for email. Nii, ja lõpetame rea ära ka ning sisuliselt olemegi jõudnud juba nii kaugele, et süsteem oleks või on valmis meili välja saatma, aga enne on meil vaja täpsustada seda HTML-i faili sisu. Seetõttu võtan ta lahti ja sinna me tahaksime siis mingit teksti sisestada. Ja kes nüüd HTML-iga ei ole varasemalt kokku puutunud, et siis ta on selline tagidega süsteem, kus sisuliselt iga plokk või osa sellest koodist tuleb mingite tagide vahele panna, et süsteem saaks aru, millega on tegemist. Niimoodi suures piirides rääkides, et kõik, mis siin on body tagide vahel, seda kuvatakse. Ülejäänud tagid on siin abistavad või selgitavad. Ja meie tahame, et siin oleks siis esimene lõik, oleks mingisugune tervitus näiteks, et tere ja nii, et tulekski selle firma nimi näiteks, et tere name. Sellisel kujul nüüd siia HTML-i
koodi sisestades küsib HTML muutuja name väärtust või õigemini ta saab selle siit kohast. Et see name omistatakse siia template'ile ja saadetakse siia ehk see firma nimi. Ja järgmine lõik siis võiks veel midagi öelda. Väga pikka teksti siia ikka panema. Meieni jõudis info, et teie ettevõte koodiga, nii paneme selle koodiga siia. Ja tema muutuja oli meil Recode. Soovib krediidilepingut. Nii. Ja oma soovi kinnitamiseks vastake käesolevale meilile näiteks niimoodi oma soovi kinnitamiseks vastake käesolevale meilile. Okei. Nüüd on see HTML fail valmis. Vaatame veel üle skripti osa. Siin ta saadab meili välja. Siin lõpeb if, kui on meil jahi vajutatud. Ja teeme veel siia sellise olukorra ka, et kui ei ole vajutatud jahi, et näiteks vajutatakse ei või pannakse üldse see dialoogi aken kinni, et siis ta läheb lihtsalt tagasi, et ei tee midagi. Nii. Korrastan koodi ära ka, selleks saab kasutada siin paremat hiireklahvi ja valides format dokument. Salvestan ja nüüd enne kui käivitan skripti, ma ei tahaks riskida, et siin tabelis välja mõeldud meili aadressid kolmel ettevõttel reaalsed on, et siin võib olla nagu näha, et muusikat Gmail ongi tegelikult olemas. Et antud juhul jõuakski kiri sellele aadressile või reaalsele inimesele kohale, seetõttu ma asendan need enda süsteemi meili aadressidega. Siis saame kontrollida ka, kas kirjad liiguvad üldse. Ja olemegi valmis skripti käivitama. Nii, panen run. Nüüd peaks siis tekkima arvutustabelis dialoogi aken. Panen jah. Nüüd vaatan, et kood on ilusti lõpuni jõudnud. Vaatame postkasti. Hetkel on veel tühi. Aga tekkis siia 3 meili. Ja need on kõik erineva ettevõtte nimega, siis tere Cash and More, tere MTÜ Muusik, tere Faurus OÜ. Vaatame, kas need olid siis niimoodi. Ja kui kirja lahti teen, siis ongi see tekst, mis me siia HTML faili sisestasime olemas, kuigi mingisugune sidekriips oli siin. Krediidilepingut, okei, siin peaks olema punkt. Ja niimoodi siis töötab.